kõigi töötajate, kes teenivad alla 8000 euro kuus, nendele jääb siis rohkem raha kätte ja see on näiteks 1200 eurot teenivale inimesele 6 senti kuus. See on tegelikult väga oluline. 6 senti kuus. Tõepoolest 2024. aastal tõuseb siis 6 senti kuus. Et kuidas me saame öelda sellisele keskmisest madalamat sissetulekut teeninud inimesele, et tema midagi võidab sellest maksupoliitikast. Meie jõukus on oluliselt kasvanud. See on hea uudis. See kõik ei vasta lihtsalt tõele, mis te jälle räägite sealt. Nii nagu ükski asi muidugi, mis te räägite, ei vasta tõele. Kuna me oleme järjest jõukamad, me ei ole enam sugugi vaene, vaid me oleme nõus kõikidest rahadest loobuma. Me ei ole enam vaesed. Ega kõikidel Eesti inimestel ei ole võimalik oma abikaasaga koos Venemaal äri ajades lisaraha teenida ja kõigi vanemad ei saa ka Eesti Pangast toetuseid 5000 euro kaupa. Ei saa rääkida sellest, et me hoolime inimestest. Ja aitäh ka selle meeldetuletuse ja õpetuse eest, et seda me teame ise ka väga hästi. Helir-Valdor Seeder juba kibeleb. Me kuulutasime välja rahvusliku mängu Otsime uut maksu. See on võimas. Mina tahaksin kogu selle rahaga teha midagi muud. Ega ma oma küsimusele jälle vastust ei saanud. Ma ei ole absoluutselt nõus teie vastusega. See on ju mõistuse vastane, mida te teete. Me olen selle kõik välja mõelnud. Mina ei ole ka selle teie vastustega rahul, mis te härra Seedrile andsite. Ma mõtlen, mis maailmas te elate. Praegu mulle tundub, et see on kuidagi mingis teises maailmas elamine. Kas te saaksite tehnilisele personalile edasi anda, et nad seadistaksid mikrofonid nii, et peaminister kuuleks küsimust, mis saalis esitatakse? Sest kui peaminister ei kuule või ei saa hästi aru, saab valesti aru, siis on raske ka adekvaatselt sellele küsimusele vastata. Sest et ma tuletaksin peaministrile veel meelde, kui ta nüüd kuulaks, mitte ajaks juttu seal teiste kolleegidega. Jah. Aitäh. Te suudate küll 2 minutisse panna nii palju asju, et ma võib-olla ka ütleksin, et juhataja kontrolliks, et kas proua Helme kuuleb hästi. Te tegite seda jälle ja te olete nii ettearvatav, loomulikult. Aga olgu siis, teil on Putini Venemaa ikkagi isiklikult südamelähedane läbi oma investeeringute Putini Venemaale. Ma ütlen, et ei ole raske. Mina ei saa aru, miks te tahate olla almuse palujas. Teie isa on muidugi kirjutanud raamatu Mina, nii et see enese laiendamine nüüd kogu riigile on teile juba eos muidugi omane. Kuna me oleme järjest jõukamad, me ei ole enam sugugi vaene. Teie optimistlikud hüüatused siin lihtsalt ei pea paika. Jah, praegu meil läheb halvasti. Kaua te kavatsete veel Eesti rahvast piinata? Võib-olla tõesti te jällegi kuulete mind valesti. Jah, praegu meil läheb halvasti, aga laske rääkida, oleks viisakas. Peaminister on korduvalt täna öelnud, et meil läheb hästi ja praegu ta ütles, ma ei ole seda öelnud. Lugupeetav proua peaminister, meil ei ole vaja uusi makse. Proua peaminister. Ma mõtlesin küll, et teie tegelikult küsite seda, mis praegu on kõige kriitilisem. Proua peaminister, teie ei lubanud uusi makse valimistel. Kaja Kallas, palun. Jaa, aitäh. Ma loodan, et te vaatate ka peeglisse ja tunnete selles osas süüd. Üksi elavate pensionäride suhteline vaesuse määr on 81,7%. Ma ei tea, kus te selle suuruse numbri nüüd võtate. Ilmselt on see aastate tagune. Minu mäletamist mööda need vaesuse numbrid pensionäride hulgas tegelikult on langenud. Eks need arvud ikkagi pärinevad Statistikaametis. Kõikidel üksi elavatel pensionäridel ei lähe halvasti. Jah, väga paljud pensionärid ei vaja toetust. Mina ka ei vaja. Teie abikaasa või vabandust, teie isa ka ei pidanud vajama toetust, aga näe, kirjutas Eesti Pangale avalduse ja sai 5000 eurot raamatu väljaandmiseks. Järelikult ikkagi vajab toetust.